Eili, sa lõpetasid täna 21 päeva osodünaamilist meditatsiooni. No mis on see muutus, mis sinu jaoks on olnud nüüd selle 21 päevaga? Mhm. Mina arvan, et suurim muutus on see, et mul on igapäevast stressi palju vähemaks jäänud. Ma ei papista enam nii väga pisiasjade pärast ja sellist on hakanud rohkem sisse tulema sellist vaatlejat, et kui ma näen, et mingi mure või probleem on, siis tuleb nagu see, et iga päevaga üha rohkem oskan natukene kaugemalt vaadata ennast kui vaatlejat, see on mure ja see ei ole nagu mina. Kas see tähendab, et sul on vähem emotsioone või emotsioone, mis sind nagu rajalt maha võtavad? Ja, nii võiks öelda küll, et ma olen hästi sisemiselt hästi emotsionaalne inimene, mis ei paista välja, aga just seda sisemist emotsioonitust või sellist emotsioonipuntras olemist on nagu vähem, et ma nagu nii väga ei lase enam sisse asju, kuidagi läheb läbi või ma ei ole nii mõelnud, aga jah, pigem vaatleja pool on tulnud. Yeah. Aga sa ütlesid ka, et sa uue töökoha said ja et seda stressi, mida sa nagu tavaliselt tundnud, ütleme selline ikkagi nagu kõik on uus ja kõik on muutuses ja sa ei tea täpselt, mis on, et seda nagu ei ole sul olnud nüüd tänu sellele dünaamilisele. Ja, et mul on 2 uut asja korraga, siis ma ütleks, et kuna nii suur muutus tuli, ma pole 7 aastat reaalselt käinud palgatööl ja kui ma nüüd läksin ja samal ajal, ma arvan, toetas osodünaamiline meditatsioon sellest nagu läbi minnes, et ma sain sellise päevale hea stardi, et võtta see vastu nii, nagu ta on. Ja samas see on selline füüsiline meditatsioon, et kas see andis ka sulle sellise toonuse, ka sellise füüsilise toonuse? Ma usun küll, et ta andis, et kaalunumber küll ei langenud, aga ma tean seda, et kui sa hakkad järsku aktiivsemalt liikuma, siis tegelikult kaal tõuseb, kaal ei tõusnud, kaal ei langenud, vaid pigem vist, ma arvan, tuli nagu, tundus, et käed on küll natukene rohkem trimmis ja sellist nagu vastupidavust, et just kuna hästi intensiivne hingamine, siis seda on ka tulnud. Nii et sa jätkad sellega nüüd omas tempos edasi, et sa ei jäta seda meditatsiooni peale 21 päeva kuskil unarusse, vaid ta jääb su kaaslaseks edaspidi ka. Ja, ma kindlasti jätkan, sest ma nägin sellist just seda kasutegurit, et ma õpin iga päevaga rohkem olema jälgija, mitte nagu siis selle stressi ja muretsemise sissevõtja. Et see kindlasti aitab mind. Ja, et see jälgimine, kui nüüd öelda, mis on siis see vaatlemine või jälgimine, et see on tegelikult selline, et sa ei klammerdu, et sa ei muutu selleks emotsiooniks, sa ei kao ära ja et ei tea, mis sa ütled kõik ja mida sa teed või et emotsioonid käivad peale, vaid see on selline neutraalne, kes näeb, et jaa, ma olen küll vihane, aga et tal on nagu niinimetatud kaine mõistus või selgus kogu aeg juures, et ta võib öelda küll asju, et mulle ei meeldi see, aga ta ütleb seda tasakaalukal ja sellisel tasakaalus moel. See on nüüd jälgija või vaatleja tegelikult. Nii et seda õpetas see meditatsioon sulle. Ja, just seda vaatleja poolt tõesti. Aitäh sulle, Teili, ja soovin sulle kõike kena sellel meditatsiooni teel. Ja, ka mina tänan, aitäh.